Tervist! Selles videos ma sõidan rattaga sinna, kuhu maandub see nool Eesti kaardil, aga ma viskan selle noole, kui ma olen pimesi. Ma alustan siit alt, kus ma elan, kodust Otepäält. Eesti kaart on siin seina peal valmis, mina olen valmis, paneme selle ette ja saame teada, kuhu ma lähen. Ma teen 3 tiiru umbes, et ma aru ei saaks, kuhu ma täpselt viskan. Nii, siin on kaamera. Ma ei taha lihtsalt Saaremaale minna. Nii kaugele! Miks ma allapoole ei visanud? Ei, oota. Sinna pean minema. Ma loodan, et sinna läheb asfalt tee. Kuusalu Kehra. Leiame selle järve äkki üles, kui sinna saab sõita. Paame ratta valmis, paame riide ja läheme hakkama sõitma. Ma olen siin Otepää keskväljakul, ratas on valmis, mina vist olen valmis. Vaatasin kaardilt, kõige lähedamal linn on Kuusalu, nii et ma arvan, et kõik on nõus sellega, et sõidan Kuusalu, sest sinna põllu peale, kus see nool tegelikult langes, sinna pole võimalik nagu rattaga sõita. Ehk siis kõige lähim linn Kuusalu on lõpu kohaks Otepää praegu alguseks. Ratas on olemas, paame tule põlema, võtsin 2 banaani, 2 vett. Ma ei teagi, hakkame siis minema. Vaatame, kas jõuame Kuusallu. Nüüd, kus ma olen asunud teele, on see, et tegelikult ei ole nii lihtne, et sõidan sinna ja kõik, vaid mul on ka ülesannet, mis ma pean siis tee peal või Kuusalus ära tegema. Ja enne ei ole see challenge tehtud. Esiteks võtta saiake ja kohv kuskilt heast kohast. Teiseks lasen võõral valida, mis jäätise ma ära söön. Kolmandaks iga maakonna sildiga, millest ma üle sõidan, pilti teha. 4. on see, et enda pausi ajal kas tanklas või poes kulutada täpselt 6.67. Ehk siis see on mu snäkk, mis ma süüa saan. Kohe saab 8 minutit rattaga sõidetud. Hetkel on veel hea tunne, aga noh, eks näis. Kuusalu on kaugel veel, Kuusalu on väga kaugel veel. Ma kardan, et ma veel ei tea isegi, millesse ma ennast mässisin. Aga no vaatame. Mäest alla, mu esimene suurem koht on Rõngu, aga ma sain aru, et ma kohale tahan jõudes, ma ei saa väga palju pause teha, nii et Rõngust sõidame lihtsalt läbi. Aga praegu mul on tunne, et tuul on suht soodne, vähemalt ei ole väga vastu, nii et see on ainult hea uudis, kui siis on tagant, nii et see on ainult hea mulle, sest ma tavaliselt, kui ma sõidan, ma ei sõida tavaliselt väga head keskmiskiirust, nii et vaatame. Ja esimese tunniga natuke alla 30 km tunnis, see on okei. Sest võib-olla mida kaugem ma Otepääst jõuan, seda vähem tõuse on. Nii et sõidame. Ja mina olen Martin. No nii, esimene paus ja lähme teeme siin poes siis esimese ülesande ära. Vabandust, kas te soovitaksite mulle ka mingit jäätist? Ma ei suuda valida. Ma ei tea, ma olen ka nii võhik. Lihtsalt valige üks, siis ma selle võtangi. Ma ei tea. Sinine vanilja ninja on hea. No teeme selle siis. Number 1 jäätis Eestist, nii et see peaks hea olema. See on kindel valik. Üks ülesanne tehtud. Saan natuke energiat, et edasi sõita ka. Nüüd on veidi suurem maantee, aga vist ei ole hullu. Tuleb nüüd ilus sild üle Emajõe ja vasakul peaks paistma ka Võrtsjärv. Siit kaudu ma lähen, et päris Tallinn-Tartut ma ei saa terve aeg sõita. Aga ma arvan, et see marsruut siit on päris hea. Et väga palju liiklust hetkel ei tunda olema. Jälle veits aega hiljem keerisin siit Põltsamaa peale ja ongi 2 tundi täis. Natuke alla 30 tunnis olen ikkagi. Aga ma isegi ütleks, et see viimane tund oli kergem. Et võib-olla viimased 20 minti on see tuul natuke keeranud vastu, aga samas ta ei ole ikkagi väga tugev. Nii et 2 tundi tehtud, 60 kilti. Palju on veel tegelikult minna. No nii, jõudsin Põltsamaale ja kelle ma leidsin? Tšau! Anna-Britana. Nii, et kohalik inimene, kus ma näiteks võiksin minna saiakesi sööma? Kõige parem koht on Puhuristis. Seal on kõige Põltsamaa parimad saiakesed, nii et mine sinna. 3 tundi saab kohe tehtud, nii et tasub vist sööma minna ja seal on, kes tahab süüa, seal saab üliodavalt 4-5 euriga üli suure praega Puhuristis 2. korrusel, nii et kui keegi liigub, siis minge sööma sinna. Tavai, nüüd lähme vaatame üle selle. Siin päris palju rahvast söömas. Tunnen ennast rattariietega võits veidelt siin, aga saame hakkama. Kohvi ja saiak oli selle mõttega, et käiakse siis kohvisõitudel ja mul on ka siis nii-öelda kohvisõit praegu. Kuigi ma kohvi ei joo, nii et ma võtsin endale ühe teekese. Ja tegelikult võtsin prae ka triibuliha üleküpse kartuliga. Nii et saab korralikult tankida. 2 saiakest, salat, praad, tee, kokku 10.50. Täitsa korralik hind, nii et vaatame, kas Anna soovitus see, et see hästi ka maitseb, kas see on ka tõsi.
kõht on nüüd küll kõike head ja paremat täis ja ei, ma selles mõttes nõustun Hannaga, et maitsev koht, hinnad väga head. Nüüd ongi ainuke jama on see, et mul on kõht mega täis ja ma pean edasi sõitma. Ühte asja ma vaatasin, et mul ei ole mõtet, muidu siit peaks Tallinn-Tartu peale minema. Kõik loogilised mapsid näitavad seda, aga ma lähen teen väikse ringi ja saan natuke ohutamalt sõita väikse tee peal, et ei pea Tallinn-Tartu peal sõitma. Jõuan hiljem kohale, pean rohkem võntama, aga vähemalt süda rahul, et on ohutu ja võib-olla siin reedesel päeval ka jään natuke liiga palju inimese närvi, kui ma seal Tallinn-Tartul sõidan, nii et siin ta mind ootas ilusti. Aga egas midagi, väntame edasi. Siia poole tulin, siin ei ole kõige mugavam, siledam tee, aga jah, nagu näha, siis autos on vähem. Nii et ma arvan, et see oli hea otsus. Ja nüüd jõudsin oma esimese maakonna sildi juurde ja see on Järva. Ma olen tulnud Jõgevast läbi, ma olen Tartumaast läbi tulnud, Valgast alustasin. Aga teisi silte ma päriselt ei näinud. Lähme edasi. 100 kilti, aga kõht on nii täis, et keskmine tempo on langenud. Oi. Ma praegu rikkusin ära endal või mida ma tegin? Ma mõtlesin, et me ei tule mööda suurt teed jälle ja nüüd mul on siuke asi ees, kruusatee. Ma olen maanteerattaga. Oh my god. Mida ma teen? Ma ei arvanud, et see nii lambist läbi saab, sest ma tulin päris pikalt ka juba. Oi, siit on ikka minna. Ei, siukest seiklust mul ei olnud vaja tänasesse päeva. Mõtleme. Nii, siia tee peale 7 kilti ja terve aeg tahad öelda, et on kruusatee või? Kus ma sellest aru saan? Kas te oskate öelda, kui mitu kilomeetrit see on, et asfalt uuesti hakkaks, et? 7. Okei, no siis on tagasi minek, jah? Johhaidi. Mõtlesin, et hakkan sõitma, et siis tee peal juba vaatan, et mis see ring oli ja üks see rattaklipp jalg ei läinud siis kinni ja ma oleks peaaegu kukkunud, kuna mul oli telo käes. Siis mu telo on nüüd natuke, see nurk on siit katki, siis see kukkus asfaldi peale. Ma ei hakka siit läbi minema 7 kilti kruusa. Ma ei saa Tallinn-Tartule minna, aga samas see nagu, kuna ma nüüd tegin nii suur ringis, ma tahaks otse minna. Pekkina. Okei, aga mis ma ikka enam passin, aeg kulub. Lähme edasi. Ja nagu sealt, kus see auto tuleb, sealt ma tulin ja keerisin samma nagu tema keerab. Kuigi tegelikult ma oleks pidanud siia minema. Ega kedagi muud oli süüdistada kui ainult ennast. Selles mõttes, et ma vaatasin lihtsalt mapsi ja vaatasin, et sealt saab tegelikult otse müüa, et miks maps mulle seda ei näita. Ta vist ei näitagi sellepärast, et kruusatee või ma ei teagi, mis. Nüüd on tagasi, paar lisakilomeetrit tehtud ja väntame edasi, mis seal muud ikka. 4 tundi, loodetavasti üle poole tehtud, nii et sõidame. Ma ei taha seda teha, aga ma teen seda 11 kilti ja ma proovin natuke kiiremini siis sõita ja jõuan selle maantee pealt ära. Aga jah, no vaatame. Proovin mitte trahvi saada. Praegu päris hea tempsiga olen lasknud. Olen nii äärde hoidnud, kui saan. Ma arvan, et saab hakkama. Kuigi seal lõpus, et jõuda Mäo ristis, ma pean 4-realisel ka korra sõitma, mis on veel hirmsam. Aga ma üritan jah selle võimalikult kiirelt ära teha. Samas ma ei taha pulssi liiga üles ka ajada. Aga veits on see ka, et õnneks kõik autod tulevad Tallinnast Tartu poole. Ehk siis nagu minu poolel nii palju liiklust ei ole. 7 kilti Mäole veel. Oi jah. No nii, 4-realine, aga tegelikult siin on päris hea siuke lai see, et nagu ma ei saa segada neid. Nii et tundub ohutu praegu, aga no mingi paar kilti veel, siis saan lõpuks maa keerata siit. Sain siit suure maantee pealt maa ja üldse jõuab see kergliiklusteele. Selles mõttes ma ei karda või ma ei ütle, et ratturid ei peaks maanteel sõitma, aga Tallinn-Tartu on natuke liiga palju. Lihtsalt enda ohutuse jaoks ja okei, praegu olen üksi ka, siis on niikuinii ohutum. Aga jah, samas kilomeetrit võib praegu kiirelt, aga nagu näha või tunda, siis praegu on ikkagi vastatuul. Mis jälle kõige parem uudis, sest ega vaikselt juba läheb raskeks, aga võib-olla nüüd tuleks vandata poodi. No nii, ja päris pikk paus on olnud viimasest söögist, nii et ma jõudsin süksuse koht nagu Roosna-Halliku. Mul on tehtud 160 kilomeetrit, 2 tundi 40 minti on siis Põltsamaast möödas. Lähme otsime siit poest siis 667 eest
mingit snäkki. Kõrre, asjad, mida ma tahtsin, oli siis Coca, kommid, pikopallad välisin välja ja Arctic Sport. See on 4,83 kokku. Ehk siis mul on vaja leida midagi, mis on 1,84. Ja siis mul oleks nagu challenge päris lõbalt tehtud. Kas midagi lõpub 4-ga üldse või? Oota, kas lahti see komme pole või? Koeratoitu? 85, 85, see on kõik 85, see tõesti ei ole. Ma leidsin 95 senti, mingi siuke see, läheb küll. Ja siis siit mingi kommipakk ja 89. Ma üritasin valega. Ma vaatasin seda suurt, aga seda pole enam. Ehk siis ma on ikka 40 senti puudu. 40 sentist küll midagi ei saa ju. Siis peab küll midagi ümber vaatama. 6,67. Suurit just päeva. Nagu te kuulsite, siis ma sain 6,67 kätte. Ma võtsin sekki ka, aga ma juba korsutasin ära selle. Igatahes siin peaks näha olema 6,67. Ja mis mind hädast ära heitas oli siis see 89 senti ja siis 1,25. Puuvili maitsen närimiskumm. Leid pole väga ammu söönud, aga ta aitas mind hädast välja ja noh, tead, kui nii palju trenni teha, siis võib kõike süüa. On minu nägemus, nii et küll need ka ära kuluvad, aga järgmine ülesanne tehtud. Ma olen võib-olla veits küpse, ma ei tea, kas te läbi mikrofoni kuulete seda. See tuul on ikka päris rõve, et ma ei suuda enam 30 keskmist hoida. Peale paus on alati pulss väga üleval ka kohe. Ja külmaks hakkab ka minema, millega ma ei ole arvestanud. See on nagu sa kord, kui ma mõtlen, et äkki ma ei tee ära, aga võitleme edasi. No nii, aegviidu. Sellega ma ei saa koju isegi. Selle tagumisega vist saaks. Aga ma olen alles aegviidus. Kas just alles? No ja muidugi nüüd pean ootama ka. On sõidetud 7 tundi 40 minti, täiste lõpp ja see Kuusalu ei jõua kohale, aga praegu ma seisan selles kohas, mis on kõige lähedam sellele kohale, kus ma noole viskasin. Ehk siis jah, mööda kruusateed või kui läbi metsa vist saaks lähedamale, aga ma ju otsustasin, et ma pean Kuusalusse saama. Igatahes muud midagi, isegi ratas on väsinud juba, aga lähme edasi. No nii, ma proovin jälle mingit lõikekat, ma säästan sellega mingi 20 minti, aga ma kardan, et see läheb jälle kruusateeks üle, aga siis ma lähen mööda kruusateed edasi ka. Mis sealt paistab? Ma olen sõitnud kohe 8 tundi ja see on esimene Kuusalu silt, mis ma näen. Super! Ja ma olengi küpse, aga tuleb välja, et maanteeka asemel järsku on mul graveli-ratas, nii et mina enam tagasi ei lähe. Siit on 4,5 kilti, ma kasvu jooksen selle, kui rehkporu läheb. No kus see Kuusalu on? So far so good, aga noh, siin on tegelikult päris kena, aga enda arust ma on küll juba palju sõitud, aga Kuusalut ei paista. Ja väristab ikka korralikult. Pea veel vastu ratas. Oh my god, putukad ka silmas. Kus see Kuusalu on? Ma oleks just auto alla jäänud. Ma näen mingi maju. Ja siin on nagu kõige hullem koht veel, nagu kõige rohkem treppis. Jaa, see on asfalt. Ole võit. Appi. Kohe. Jaa, I made it. See on ikka hea ratas. No nii, hea tehtud. Käisin ka teisel pool Kuusalut ära, aga kuskil pole Kuusalu silti, et oled jõudnud Kuusallu. Aga siit algab Kuusalu linn ja tehtud. Hommikul viskasin selle noole mitte ilmasuguse plaanita, lihtsalt istusin ratta peale. Paar kohta läksid natuke halvasti, aga ma jõudsin, nii et ma olen rahul. 229 kilomeetrit, 8 tundi, 23 minti sõitsin ja jõudsin kohale. Jõudsin sinna, kus nool mind viis. Sellega ongi see video lõppenud. Loodan, et teile meeldis. Kui meeldis, pange like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Oota ka, kus ma koju saan nüüd?